Käes on jälle kolmapäeva hommik, kell on 9:30 ja meie hakkame rääkima tervisest ja seda me oleme teinud juba päris mitme nädala jooksul ja seekord jälle räägime koos Ellitiga loomulikult, kes on toitumisnõustaja ja kes seda asja jagab ja on õppinud siin ja sealpool piiri. Tere hommikust! Tere hommikust! Oleme siin teemasid käsitlenud söömisest ja toitumisest. Nüüd siis oleme jõudnud teemani, kuidas kaalust alla saada. Ja ma ei tea, kuidas see teema siin 15 minutiga kokku võtta, aga kuidagi peab seda tegema ja eelkõige pead seda tegema sina, sest mina ei peagi seda teadma, aga sina arvatavasti tead seda väga hästi. Jah, et kus see mure pihta hakkab, 39% maailma täiskasvanutest on siis ülekaalulised või rasvunud, nagu rääkisime ka eelmisel kolmapäeval. Ja Maisneki uuring näitas ka, et kolmandik siis vastajatest on mures oma kehakaaluga. Nii et ja seda soovitakse siis tervislikul moel langetada. See on hästi oluline muide, et sa teed seda tervislikul moel. Ja oluline on ka minu arust see, et inimene suudab tunnistada omale, et ta on mures ikkagi. Et ta ei ole ükskõik. Et see on hea. Kõigepealt alustame tunnistamisega. Just nimelt. Ja et ongi, et teha seda tervislikult, siis on võimalik saavutada pikaajaline püsiv tulemus. Et kui me teeme seda kiiresti ja võtame välja ainult süsivesiku, nii nagu väga palju tänapäeval levinud kaalulangetusdieedid on, siis see tulemus ei pruugi olla nii hea, nagu seda võis oodata. Nii et seda tuleb pikema aja jooksul teha, järelikult see peab muutuma kuidagi harjumiseks või harjumuseks, kuidas seda saab siis harjumuseks muuta, et seda oleks võimalikult mugav teha, et see ei oleks mingi piin läbi kuude ja aastate. Jah, sellest saab sinu elustiil. Oleks tore, kuidas see võimalik saavutada on. Kõik tahaks vist seda, et see nii oleks, aga ei tule ikka tihti välja, äkki saab mingit abi tänasest saatest. Jah, võib-olla hakkakski siis pihta sellest, et mis see, eelmine kord rääkisime ka tasakaalustatud toitumisest, aga mis on klassikalised meetodid, mismoodi dieete soovitatakse teha, et kõige lihtsam, alati võtame välja süsivesiku ja paneme siis juurde sinna natuke rohkem rasva ja valku. On, eks ju, paleodieedid ja Atkinsi dieet ja päris mitu dieeti, mis sellist stiili viljelevad. Aga kui me jätame välja nüüd märkimisväärselt, ütleme, teraviljatoite, samuti süsivesikute rikast puu-, köögi- ja kaunviljade osa, siis meil hakkab tekkima probleeme ju mingisugust toitainete puuduse pärast. Ehk siis ütleme dieedi mõistes, dieet tegelikult ongi ju meie toit, diet inglise keeles. Meil Eestis kuidagi kõlab ta natuke teistmoodi, et dieet on justkui see, mida ma teen siin nädal või 2. Ehk siis sööd hästi vähe. Ehk siis jätan kõik välja ja üritan nagu kaalust alla võtta, eks ju. Aga keha hakkab omamoodi siis reageerima sellele, et kui sa jätad välja või kui sa ei söö, siis organism peab kinni, eks ju, et tal ei teki ka sellist mõnusat regulaarset väljutamist. Aga see selleks. Ja ütleme nii, et need valgurohkete dieetide puhul on siis valkude osakaal 20–40% isegi. Kujutad ette, et pool sinu toidust võib olla puhtalt siis valke. Mis need valgud on siis, kus neid kõige rohkem sees on? Kogu piim tuleb esimesena? Jah, sellised loomne valik. Tegelikkuses on ka kaunviljades ja taimsetes toiduainetes valku. Mis kõlab paremini vist selles mõttes, et kohupiima sees on piim, laktoos ja siis jälle osad inimesed tuleb maha kriipsutada, sest nemad ei saa seda süüa. Jah, laktoos, eks ju, sa võid olla laktoosi talumatu, siis sa saad valida laktoosi vaba toote, aga on ka kaseiini allergia, et sa ei kannata seda, eks ju, siis sa ei saa tegelikult seda piimatoodet tarbida. Aga ütleme jah, et miks see valgurikas dieet on selline küsitav, et kas ta on selline normaalne osa, jah, kui sa teed seda nädal 2, ei ole absoluutselt probleem, kui ei ole neeru funktsioonidega mingid probleeme või ütleme neeru teemasid sul. Liigne valgu tarbimine käib neerude peale või? Neerud, eks ju, toimetavad meil organismis valguga, kui sa oled täiesti terve inimene, siis sellega ei ole probleeme, aga kui neerupuudulikkus või mingid muud mured, siis ei soovitata tegelikult seda valgukogust oluliselt tõsta. Ja ongi, et miks ta siis küsitav on, et tegelikult riiklikud või siis regionaalsed teaduslikud uurimused sellist toitumisviisi ei toeta. Ja samuti ka Põhjamaade toitumissoovitused ning Eesti riiklikes toitumissoovitustes on valgu soovituslik tarbimismäär seal 10–20%.
kogu siis toiduga saadavast energiast. Ja kui meie see eelnimetatud dieedid on ju sisaldavad 20–40%, siis tegelikult on seal ikkagi päris suured käärid. Ehk siis see valgurikas dieet aitab kaalust alla võtta, sellepärast et see välistab süsivesikud või suurel määral neid vähendab, aga see ei ole igapäevaselt tervislik ja soovituslik pikemaajaliselt kasutada. Ehk siis ei olegi mõtet seda väga kasutada, kui me rääkisime saate alguses, et hea dieet on see, mis muutub elustiiliks, siis seda dieeti küll elustiiliks muuta ei tohiks. No jah, mitte väga pikaajaliselt, et ma tean ka, kes on katsetanud ja proovinud, siis mingist hetkest sa juba ise tunned, et sul tekib vajaka. Ja kui me hakkame nüüd mõtlema, eks ju, et kui me tõstame oluliselt seda valgu osakaalu, millega me siis tõstame, mis on need valguallikad, on ju. Et kui me sööme hästi palju liha ja muud loomset, siis tuleks kohe ka ju arvestada sellega, et mis juhtub sinu rasvhapete tasakaaluga. Kuidas, sellepärast, et loomne sisaldab küllastunud rasvhappeid ja ka kolesterooli, et kuidas sa siis seda kolesterooli seal suures osas väldid. Ja nagu enne juba siin rääkisime, siis valkudega tegeleb organismis peamiselt sellised organid nagu neerud, on ju, ja liiga suur valgukogus võib neid koormata. Kui me oleme tõesti terved inimesed, me saame sellega hakkama, aga kui on ütleme neeruprobleemidega inimesed, siis kindlasti peab enne pidama konsulteerima ka arstiga, et kas ja kui palju sellist dieeti üldse võimalik ja kui pikaajaliselt pidada, on ju. Ja noh, näiteks punase liha austajatele, on ju, et kui me söömegi nüüd ainult liha, on ju, ja paneme sinna kõrvale ka, eks ju, köögivilju, on ju, siis aga süsivesikud, noh, köögiviljad on ka süsivesikut, on ju, porgandis on täpselt samamoodi süsivesikut, on ju, enamus toiduainetes on ka kõiki makrotoitaineid sees, on ju, aga lihtsalt me määrame ära selle, et mida on kõige rohkem selles toiduaines, on ju, siis ütleme, et ta on hästi valgurikas või ta on süsivesikute rohke, on ju. Et kui me nüüd hakkame tarbima hästi palju punast liha näiteks, on ju, mille alla kuuluvad siis veise, lamba ja sealiha, siis uuringute tulemused on näidanud ka seotust suremuse ja kõrgema südame-veresoonkonna haiguste riski osas. Et ikkagi ei ole hea, kui on mingit toidugruppi nagu oluliselt rohkem kui teist, on ju. Ja kui me võtame välja, eks ju, süsivesikud, näiteks nagu täisteraviljatooted, puu- ja köögiviljad, siis organism ei saa ju piisavalt kiudaineid, erinevaid fütotoitaineid, samuti foolhapet ja lihtsalt sellepärast, et loomsetes allikates me ei saa neid piisavalt kätte. Ja sealt võivad ka tekkida siis erinevad tervisehäired. Et jah, ütleme nii, et tasuks mõelda. Mina olen teinud paleodieeti ja ma olen tegelikult teinud vist kõikvõimalikud dieedid läbi ja samas ka paastumise. Toitumisnõustaja ameti juurde, et sa pead kõik ära proovima, kuidas käib ja kuidas ei käib. See on kusjuures õppeprotsessis täiesti sees. Et absoluutselt, kui õpime tsöliaakia kohta, siis me peame tegema tsöliaakia dieedi ja vaat siis tegelikult sa alles õpidki toiduaineid tundma õigesti. Sellepärast, et kui sul ei ole näiteks gluteentoidus lubatud järgmised 2 nädalat ja sa paned seda reaalselt kirja oma praktika raames, siis hakkadki mõtlema, et kui oled harjunud tegema võileibu, mis ma nüüd selle leiva asemele siis valin, on ju. Et hästi äge. Tegelikult ma soovitan kõikidel endal ka lihtsalt katsetada ja proovida, aga noh, mitte siis nii-öelda erinevaid dieete järjest kogu aeg katsetada ja proovida, vaid mõelda lihtsalt kaasa, et kui on gluteenivaba, siis millega ma asendaksin. Ja sa võid leida väga ägedaid retsepte, mis on sinu uued lemmikud. Meil on peaaegu 9 minutit rääkinud ja hetkel me ei ole saanud siis ühtegi soovitust, mis siis saab kõik need, mis me rääkinud oleme. Põhimõtteliselt ei tasuks teha väga. Kui siis lühiajaliselt või pigem mitte üldse. Jah, tuleb leida endale ja tegelikult siin on ka väike nipp sees, et kui on väga palju treenivad inimesed ja sportlased, siis nende valguvajadus on juba naturaalselt ka kõrgem, et ma ei ütle praegu, et kõikidel inimestel on üks stiil, aga lihtsalt kui me rääkisime valgu ja neerude seostest, kas siis need jõusaali inimesed, nendel on oht mingisugustele neerupuudulikkustele, kui nad hästi palju valku söövad või see kaob sinna kehasse ära ja midagi ei juhtu? Ei, see neerupuudulikkus tekib ikkagi mingitest muudest põhjustest, et kui sul juba on need probleemid, siis ei tasu valguga liialdada. Täiesti terve inimene saab tegelikult valguga hakkama. Aga jah, siin ongi, meil ongi siin nii lühikene aeg, on ju, et lõpmatuseni ja väga spetsiifiliseks minna siin ei saa kahjuks.
aga mis siis jah, mis võiksid olla soovitused, on ju, et me ikka üritame iga kord anda siit ja ega meil see kell tiksub kogu aeg ju ja tasuks siis teha menüüanalüüs. Mõtle läbi, mis on sinu igapäevased toitained, mida sina sellest toidust saad, mida sa sööd. Ja ongi, et dieedis ei piisa mitte ainult siis valgukoguste suurendamisest, vaid olulisem võiks olla ka see, et sa hoopis süsivesikute kogust korrigeerid. Et las see valk jääb sarnaseks, aga võta maha näiteks süsivesikut või üldse oma portsjonid vaata üle, et võib-olla sa sööd kõiki asju nagu liiga palju. Ja ka see, et inimene võib süüa väga tervislikult, aga ta sööb võib-olla liiga suuri koguseid. Ja kust ma tean, milline õige kogus on? Et kuidas tead, kui on õige kogus? No üks viis on, mismoodi seda määrata on, noh, vaata peeglisse, on ju. Et kui sa näed, et sul see KMI on ikka nagu oluliselt kõrgem või hakkab kuskilt pitsitama, siis tasub, eks ju, enesetunde järgi. Noh, okei, nali naljaks vaata peeglisse, aga lihtsalt enesetunde järgi, on ju, saad aru. Ja ka saad aru, kui sul tekivad terviseprobleemid, on ju, et pane need portsjonid paika, et sellest me võime ka rääkida hästi pikalt, on ju. Et mis see normaalne portsjon on siis. Aga millega veel saad näiteks reguleerida on GK ja GI ehk siis glükeemilise koormuse ja glükeemilise indeksi. No muidugi, loomulikult. Kõlas nii loogiliselt. Täiesti loogiline, tegelikult tahtsin küsida, mis asi see on siis, või mis asjad need on või kes need on? Jah, glükeemiline koormus on selline indeks, mis määrab ära siis süsivesikute mõju sinu organismis ja mismoodi ta mõjutab sinu veresuhkru tasakaalu. Ja süsivesikud, eks ju, kui on täisteravili, siis me saame siis ta ei mõjuta meie organismis seda veresuhkru tasakaalu nii drastiliselt, näiteks kui sa jood Coca-Colat, mis on kiire süsivesik, siis ta tõstab sul veresuhkru kiirelt üles ja kiirelt ka langeb, ja ta ei täida sul kõhtu. Kui sa sööd hommikul putru, täisteravilja, siis hoiab see sul kõhu palju kauem täis. Et seda ka, me võime sellest tegelikult eraldi saate teha, see on hästi kihvt ja põnev teema. Ja ma ise tegin tegelikult enda lõputöö ka toitumisnõustamises, kus ma siis tegin 6 aega 4 kliendile iga päev süüa, lähtudes siis glükeemilise koormuse. Oi, kas sa hetkel ka sellist teenust pakkud? Jaa, meelega pakkuks. Ma tegelikult pakkusin seda teenust, sealt teenust oli minu lõputöö, aga ammu juba aastaid enne, kui see üldse Eestisse tuli, et tegelikult saab ju praegu ka tellida endale valmistoidud, ka väga head ja väga tervislikud. Aga jah, ja siis kindlasti võiks otsida neid taimseid valguallikaid, et võtta siis häid rasvhappeid sisaldavaid pähkleid. Ja mida ma pähklite osas veel kiiruga ütlen, on see, et väldi selliseid maapähkleid, mis on hästi paneeritud, üle maitsestatud. Sellepärast, et mis sa sellest pähklist saad, kui see on seal nii ära kuumutatud ja sageli on ka see, et kui sa hammustad selle pähkli pooleks, siis sa näed, kui suur kiht seal peal on seda maitseainet ja kui vähe on seda pisikest pähklit seal sees ja seda nimetatakse maapähkliks, et siis sealt kindlasti sa kasulikke rasvhappeid kahjuks ei saa. Aga saad selle eest kõike muud soola ja maitsetugevdajaid ja nii edasi. Nüüd, mis siis veel, mis võiks veel vältida, kui sa soovid kõike kaalust alla võtta välja 5 valget. On siis valge riis, valge jahu, rafineeritud suhkur, sool ja piime. Kui see riis nüüd jalgu jäi, see kõlab nagu tervislik toiduaine, et kui on juttu tervislikust toitumisest ja ma läheks nüüd välja sööma, siis ma võtaks riisi ja oleks endaga väga rahul, kui ma nüüd ostsin tervislikult. Jah, riis ei ole iseenesest halb, aga kui riis on valge riis, siis ta annab sulle rohkem tühja kalorit, ta annab küll kõhu täis ja palju süsivesikut, aga ta ongi kiirsüsivesik, samamoodi nagu on jahu ja suhkur. Et kui ta tõstab sul kiiresti veresuhkru tase üles, siis ta ka kiiresti langeb. Kui sa sööd täisterariisi, siis ta hoiab palju kauem sul. Täisterariis ei ole valget värvi siis? Ei, täisterariis ei ole valget värvi. Mis värvi see on? Ta on pigem pruunriis. Ei, päriselt ma olen isegi mõelnud selle peale. Riisitera on riisitera. Ausalt räägid? No muidugi, riis on riis. No, aga samamoodi näiteks kaerahelbed. Minu arust kõige geniaalsem toode on see, et sulle müüakse maha kiired kiirkaerahelbed ja samas müüakse maha ka kaerakliid. Öeldakse, et siit sa saad, eks ju, kiudaineid endale ja teine on lihtsalt kiirsüsivesik. Ehk siis ühest tootest on tehtud 2. Tegelikult eelistada täistera kaerahelbeid. Nii et kaerahelbe pudrust ei ole midagi kasu? On küll.
peame sinuga vist järeleaitamise tund eraldi meil võtma. on kõigiga, minuga siis juba arvatavasti kõikide kuulajatega, sest siin on, paistab, et jutuajamist küll ja küll. Jah, see klii tegelikult selle kaera ja selle riisi ümber, mis on, vaat see on see, mis annab sulle süsivesikut. Seal sees on vitamiinid, mineraalid. Et kui see nüüd sealt ära võtta ümbert, siis jääb temast alles valge riis, mis ei ole tegelikult nii toitev ja sinu ka veresuhkru tasakaalu mõttes vajalik. Ja muud jutud samad, mis ka eelmises saates, ehk siis nii-öelda natukene samm-sammult tuleb oma toitumisharjumusi muuta, rahulikult süüa, mitte väga nüüd lahmida ega telefoni taga siis omale sööki sisse ajada ja jooki. Ja kui joogist rääkides, siis ikkagi veega ei tasuks koonerdada ja juua nii palju kui võimalik. Ja kui ma arvan, siis kui juba janu on, siis on juba hilja. Jah, kui sa juba tunned, et sul on janu, siis on hilja, sellepärast et siis sa juba kuivad, et kindlasti joo vett regulaarselt ja samuti ka selle veega või siukse janutundega või ütleme näiteks ka näljatunne on sellega seotud, kui sa tunned, et sul on kõht tühi, proovi alguses, kui sa tead ka, et sa oled alles söönud ja tahad tegelikult nagu just lisaks midagi juurde saada, siis vee joomine aitab, et joo kõigepealt vett, võib-olla sul oli janu hoopis, nüüd vaatad edasi, eks ju. Mis seal salata, sul on ka seotust sellise tootega nagu maisnäkk või sellise kaubamärgiga, kas neid saab ka kuidagi siduda sellesse, millest me just rääkisime, ehk siis kaalu langetamine või selline korralik või rahulik söömine või siis tasakaalustatud söömine? Jah, meil on olemas tegelikult India pähklid, mis on head valguallikad, mis ei ole nii üle maitsestatud või ütleme, paksu vihti me sinna peale ei pane, vaid ikkagi pigem mõte on sellel India pähkli seal sees. Meil on puuvilju, mida saab väga hästi kasutada vahepaladena. Et jah, meil seda manti jagub. Äge. Nii et võtame selle teema siis kokku, mida üks inimene saab oma tervise jaoks teha, ja kui me räägime kaalu langetamisest või tervislikust toitumisest. Mida saab teha, ongi see, et analüüsi enda menüüd ja mõtle, et mida sa tegelikult sööd ja mida sa sellest toidust saad. Vaata selle toidu kvaliteeti, vaata üle enda portsjonid, joo vett ja kindlasti liikumine siia juurde. Vaat nii on lood, selline see aeg on, 15 minutit ja aeg saab otsa, aga järgmisel nädalal oleme tagasi ja siis räägime, kui ei tulnud ikka välja, kui sõid valet asja, mis siis juhtuma hakkab, siis hakkavad tekkima seedimise probleemid. Hakkame neid lahendama siis siin, jah? Jah, hakkame rääkima seedehäiretest. Selge, seda kõike siis juba järgmisel kolmapäeval kell 9.30 tulge teiegi siis tagasi, aitäh tulemast, Hellit, ja tule sina ka järgmisel kolmapäeval tagasi.